Alustaks just sellest, et mina tunnistan, ma kuulsin, kui ma lugesin seda konverentsi kava, ma ei olnud enne midagi kuulnud sellest Sänna leiutajate koolist. Mida see tähendab? Et võib-olla on siin veel mõni selline? Sellest leiutajate koolist ma räägin, ma arvan, et mõne aja pärast, et võib-olla alguses ma räägiks natukene Sänna kultuurilisest üldse, et kas on kõik kuulnud midagi Sänna kultuurilisest? Ei, jah. Kuulnud olema? Mõni ei oli ka, ma räägin natukene, et meil oleks mingi eelmälestus olemas, et mina olen nagu ise selline linnainimene olnud väga pikka aega, siis kuskil 3-4 aastat tagasi kolisime Võrumaale Sännasse, kus siis hakkasime ühte vana mõisa putitama ja kuidagi see keskkond oli nii tore ja toetav, et ma ise tunnen küll, et ma ise ka nagu hästi palju sellist elamise julgust juurde saanud sellest 3-4 aastast, et kuidagi see tunne on selline, et selle aja jooksul oleme loonud mingi sellise nagu elukeskkonna või maailma isegi võiks öelda, et oli suht selline nagu tühi ja kõle koht ja siis kuidas siin on nagu see elu sisse puhumine ja mingis mõttes mingil hetkel saad aru, et see ongi see keskkond, kus ma elan tegelikult. See ongi see maailm ja siis ongi nagu sa lood endale sellise maailma ja see on andnud sellist üsna palju sellist kodaniku julgust ka või kodaniku mõtlemist, et sellepärast mulle tundus see teema Erki pakkus välja, et meie ise oleme riik, et siis okei, et võiks nagu teemal midagi mõelda või rääkida küll, et mingis mõttes me oleme hästi palju selliseid riigi funktsioone või teenuseid seal kohapeal ise loonud. Et kõige parema näitena võib-olla tooksin välja sellise asja, me vaatasime, et seal Sännas on ühes mõisa otsas selline raamatukogu, mis on hästi selline ämblikuvõrke täis ja kuidagi nagu kummituslik ja inimesed eriti ei käinud ja siis mingi hetk omavalitsus tegi ettepaneku, et võtke see raamatukogu endale, et tehke sellega, mis nagu teil tuleb ja nad kuidagi usaldasid. Ja delegeerisid selle teenuse meile koos veel mitme muu teenusega ja siis mingil hetkel me saime aru, et see on jumala lahe asi, see raamatukogu. Ja leidsime ka oma kontakti ja siis minu jaoks oli hämmastav, et siis ma sain aru, et kui kuulsin neid, et Rein Lansel lõikab neid raamatukogu toetusrahasid või et need on nagu kuri karjas. Ja mõtlesin, et oota, et mis rahad need üldse on, et tegelikult need on ju riigi rahad. Teie kõik maksate sinna ühiskassasse, kuskil on see suur kott, korjatakse kokku ja selle eest ostetakse raamatuid, et kõik saaksid nagu lugeda. Ja tegelikult sisuliselt on ju niimoodi, et me ei pea seda raha sinna panema, meil on otse ka raamatuid anda siia, et kõik saaksid lugeda. Et see riigi funktsiooni võiks osaliselt panna kõrvale, kui on selline mikro selline ühiskond, küla selline kogukond, et ja mingis mõttes me astusime sellest riigist eemale või siis üle või kõrvale ja leidsime, et see töötab väga hästi. Et lihtsalt kuulutasin välja, et inimesed, ma praegu kuulutan ka välja selles, inimesed, kellel on raamatuid, mis on teid nagu inspireerinud elu jooksul ja nad tunduvad saanud sellest nii palju, et andke need edasi. Mis nad seal ikka seal riivulist niimoodi tolgu koguvad, andke edasi, et nad saaksid oma tööd teha. Et inimesed saaksid sealt Sänna raamatukogust võtta riivulist ja lugeda ja saada ka nagu selle samad tunnet, see on see raamatukogu mõte tegelikult. Ja see raamatukogu hakkas nagu väga hästi elama, oleme saanud tohutult väärtuslikke annestusi ja oleme nagu tõsiselt õnnelikud selle üle. Ja mingil hetkel hakkas tunduv, et esiteks see, et laps hakkas kooli ealistes minema ja siis oli nagu tõsine selline küsimus ükskord, et tuli õhus, et see oli kuskil jõulude ajal või pärast jõule, mingi 3-4 kuud tagasi, 5 kuud tagasi. Et kuhu kooli, mis see lapse paneb? Käisime siin Rosmaal, kõik nii meeldis, nii ilus, kõik on tore. Aga 40 kilomeetrit juba see esimene kord tundus sükke, et käime ära, aga iga päev 2 korda käia, et see ikka tundus nii kaugel, et see oli natuke kurvad ja mõtlesime, et mis nüüd saab ja siis tavakooli peal mõtlesime ka, aga ma tunnen, et kõik nagu mõtlete ühe laine, et ma ei hakka siin nagu
väga sügavalt sellesse minema, et siis jäi see kõrvale, et no seal oli see ka, ma natukene räägin, et ma töötan Sänna kultuurimeedias praegusel perioodil väga intensiivselt põhikohaga nii-öelda sellise kosmoseturismi reisijuhina. Et ma teen lastele siis neid ekskursioone päikesüsteemis. Et tuleb klass meie juurde, siis tahavad rännata päikesüsteemid. Meil on seal millal korda kavandatud selline päikesüsteemi makett, Sänna taevarada, kus me siis jalutame ja mõtleme, et kus me siis asume ja kes me oleme, mis putukad me oleme või hiiglased. Ja see andis mulle tegelikult väga sellise ülevaatliku pildi Võrumaa koolidest. Just enne seda aega, kui oma laps sai selleks kooliealiseks. Ja see oli väga huvitav kogemus, et siiamaani just see kuu on hästi palju käinud neid koole ja klassi, et ma nagu saan aru, kuidas õpetajad suhtlevad õpilastega ja kuidas õpilased käituvad gruppides ja see on nagu kohati on hästi valus, kohati on hästi rõõmus, aga mingi nagu läbilõike saab nendest koolidest väga selgelt, on nagu jooksnud mul silme eest läbi. Et mõnede koolide suhtes mul on väga hea tunne, aga mõnede suhtes ma mõtlen, et pigem ei. Ja siis nuputame edasi seal ja vaatame ringi ja vaatame väga lähedalt ringi, saame aru, et tegelikult siin on ju nii head tingimused kõik olemas. Et me oleme loonud sinna puudepoja, mis on tegelikult parem kui paljudes koolides. See on keraamikaklass, mis on täiesti vaikuline. Siis on tekstiiliklass, meie kangast selged ruumid, jälle täiesti eeskujulikud. Siis raamatukogu, täiesti hukustavalt hea. Siis suur tantsusaal, teatrisaal, teatrilava täis mul. Mõtlesin, et mis meil seal peas on mingi aju on, et mis me kohe selle peale, see on kool teha tegelikult. Seal oli kogu aeg võtnud meil nagu nii lähedal. Ja kõik need lapsed pidid käima ja midagi näitama mulle näpu seda, et näed, tehke see kool. Ja lõpuks nagu koksasime läbi ja hakkasime tegutsema selles suunas ja siis kõik läks väga ladusalt. See oli lihtsalt nagu, see on natuke müstiline. Meil ei ole loodist luba veel käes midagi, aga siiamaani on läinud väga toredalt. Ja see protsess on olnud siuke seikluslik. Ma ütleks, et ta nagu väga raske on, et pigem selline mänguline. Et mäletan, kui me kunagi aprillis või märtsis mõtlesime selle kooli nime peale näiteks, et siis üks variant oli, et ma küsisin laste käest, et mis lastevanemad nagu koos seda õppekava seal koos ja siis küsime laste käest ka, et mis nimes koolis te tahtsite käia ja siis sealt mingid asjalikud vastuseid on, et üks oli väga fikseerunud, et kooli nimi pole telefon näiteks. Siis me nagu mõtlesime, et okei, mõtleme ise edasi, et meil tuleb nagu väga midagi pannakse kasti nüüd pärast. Ja siis üks mõte, mis tuli siit arutusel, oli just seotud sinu ettekandega, et lipsast läbi sealt oli Rööl-tütar Roonja nimeline külakool. See oli selline nagu, keegi küsis Kadi käest, et abikaasa käest, et palju sa oled tutvunud sellise haridusvahetuse kirjandusega, et julged sellist sammu ette võtta ja Kadi ütles, et ta on ainult ühe raamatu lugenud, Roonja oligi. Teine alternatiiv oli seal, et Piki Piksuka nimeline külakool, mis oleks ka nagu tore olnud. Ja siis mingi, kuidas? Miks mitte Pulerbi? Pulerbi laste nime on. See tundus me nagu kuidagi pehme, aga see käis ka läbi. Siis oleks meil nagu nunnuks kätte õige võib-olla. Et see leiutajate külakool tundus sõnumi poolest kõige sobivam. Et mõte oli pöörata fookus sellele, et lapsed nagu saaksid osa sellest tundest,
maailm ei ole valmis, et jalgratast ei ole leiutatud ja ei ole koole leiutatud, ei ole raamatukogusid leiutatud, et noh, neid võib ikka nagu, on ennast leiutamisel tegelikult, võib ka uusi leiutada ja kõrvale igasuguseid alternatiive, et just nagu säilitada sellist leiutajate vaimust. Ja siis sealt see nimi nagu tuli ja jäi ja tõesti haabus selle Lotte temaatikaga ka ja minu arust see on väga nagu selline huvitav küla, mis on Lotte selles multikas on dissoneeritud. Ma tahaks küll selliseid külas elada, kus on igaüks midagi putitab ja leiutab ja mingis mõttes see sänna keskkond, kui vaadata neid laiemalt, siis tegelikult ongi selline. See maastik on siin vaja selline Lottelit mingis mõttes. Ja mingi hetk, kui see sõnum hakkas levima kuidagi väga imelikul moel ja salapäraseid kanaleid pidi mingi päev pärast seda, kui ma olen taoksel sisse olnud, siis juba maahest helistati, et kuule, leiutatud külaga, mis vastab tõele. Ja oli juba kuskil artikli järsku ja inimesed helistavad, et kuule, kas vastab tõele. Mingi matka pärast seda ja praeguseks ongi siis seis selline, et sellest inspireerituna kolib nagu peresid sinna kanti, et 5 kilomeetri kaugusele seal Kõrgepalumõis, siis Sänna sõsarmõis, selle siis ostis ära 2 peret ja kokku, ma ei tea, palju veel lapsi on. Joonasel on mingi 4-5 ja siis Aivar on ka 4 umbes. Ja nüüd tundub, et kuidagi nagu tema osadel hakkame nagu viisakalt ära ütlema, et proovige järgmine aasta uuesti, et ma olen nagu valmis sellest. Lisaks sellele, et me peame hakkama nagu ruume lisaks renoveerima, et nüüd läheb ruumidest ka kitsaks. Ja siis see loomisprotsess on väga huvitav olnud, ja naljakas ka, et väga huvitav oli kohtumine selle tervisekaitse inimestega, et kes, no ma ei tea, kes on siin ka käinud, aga kes te teid proua Barosova või? Ma nimedest ei rääks, aga seal sellised minu sõnad, et lailused seinad ja konkreetne nagu märkus, et see on ebaesteetiline ja seinad üle värvima, et me olime just nagu väga uhked sellele, et meil on tervislik keskkond, me oleme kohvila värvidega, see on mässarad ja mingi ise leiutanud ja siis lõpptulemus oli see, et ta leebus ja ütles, et kirjutage seletuskiri juba ju. Et miks te sellised värdavad? Ja sellist nalja saab ikka ja ma loodan ja usun, et palju nalja on ees ka, kui see meie õppekava tuleb sealt Innovest tagasi ja hindamiselt, et siis saame teada ka, kuidas see nagu sisuline selline vastusse viimine on selle riigiga. Aga Eesti riik on see huvitav koht, et siin sisuliselt ei ole nagu ette antud väga palju selliseid normatiive või reegleid. Ta on lihtsalt mingid punktid, kus me peame kokku saama ja vaatama, et me oleme kõik nagu ühtede pädevustega, mis siin on sõnavõtuks läbi, et meil on need pädevused olemas. See, mis me teeme ülejäänud nagu aja, kui me need pädevusi omandame, siis tegelikult me võime jõuda selle pädevusteni nii ja naa ja otse šiuh ja tegelikult alguses nagu vastassuunas minna, siis jälle korraks sinna põigates, et me ei pea nagu järgima nii otseselt seda õppekava, mida riik soovitab. Vastupidi, see on täiesti tegelikult lahtine. See on otsustada lapsevanematel ja kooli. Ja tegelikult need lapsevanemad, kes on leiutatud külakoolist huvitatud, on tegelikult sellised, kes muidu kasvataksid oma lapsi kodus. See on selline koduõppe kooperatiiv mingis mõttes, et paneme kokku, siis on nagu miks me selle võimalused parevad, et me saame see riigi raha, sest muidu läheb kuskile mujale, siis saame selle kasutada nende laste heas ja võib-olla paljutada mõne väga toreda inimesi, kes on nii hea, kuidagi nagu südamega asja juures ja ta nagu ka võtab selle need lapsed mõnda südamesse ja teeb midagi nii toredat nendega, et jälgib nende arengut ja vaatab, mis neid inspireerib ja kuidagi seal on, ma sellest sisust väga ei tahaks praegu rääkida, et on nagu nii loomes faasis,
seal on väga suur rõhk sellele, et lapsevanemad osalevad ja kogukond osaleb laste õpetamisel, et milles keegi on hea, siis justkui tema saab panustada ja rääkida sellest, et meil on seal lastevanemate hulgas ka väga palju erinevaid selliseid inimesi, alates seal šokolaadimeistritest, kuna kuni nende kinnisvaramaaflerite ja unistajateni välja, ja unistajateni ka, et see unistamine on meil üks selline, üks põhiliselt nagu matemaatika tavakoolis, et unistamise tund ja ma ise loodan, et see tuleb, aga küll tuleb. Et õpetada lapsi ka nagu unistama niimoodi julgelt, et ja uskuma sellest, et tegelikult selline Alice imelemalt hommikune harjutus enne hommikusööki mõelda vähemalt 6 võimatut asja. Jaa, täpselt on ja võib-olla 4 nendest teoks teha ülejäänud päeva jooksul. Et see on minu arust väga huvitav ja selline inspireeriv koolivorm. Et jah, see on nagu alternatiiv on see, et ma annan nagu lapsed ära ja siis võtan pärast kooli vastu ja siis samal ajal saan oma nagu eluga edasi tegeleda, aga mingis mõttes ma tunnen, et ma saan oma eluga edasi tegeleda ka koos lastega, et kui nad nagu õpivad, siis tegelikult mina õpin ka ja ma õpin võib-olla neid tahaks ükskord. Kuigi mul on nagu selline tugev reaalkool selja taga, siis äkki minust saab klassi. Et jah, selline äkki lootus on ka seal. Jaa, aga tegelikult mul oli selline plaan, et ma väga pikalt ei räägi, ma mis ma selle nagu välja, mis võib-olla näiteks kutsusid, äkki kutsus, et mis oodati ja äkki keegi küsib midagi, siis ma räägiksin sellest ka, mis nagu konkreetsemalt huvid on. Palju õpetajaid seal koolis? No, ma ei tea. Alguses on üks palgaline õpetaja. Et see on selline... Sina ise? Ei. Mõtleme ikka sellist, nagu kelle on pedagoogi paberid, sellepärast ka, et haridusministeerium nõuab seda. Muidu me ei saa avada, me ei saa koolitust lubada, kui ei ole pedagoogi ja haridusega inimest pundis. Aga see inimene on kindlasti selline, kes nagu... Kas inimene on olemas? Tegelikult on üsna palju mitu inimest. Me ei ole valikut teinud. Mootma natukene, et see inimene kindlasti ka jaoks nii-öelda matsu. Et ta saaks sellest aru, mis kool see on, et see on väga oluline. Ja ma olen täitsa kindel, et kui ta juba ei ole nagu näole andnud ennast, siis üks päeva annab, et väga häid kandidaat on juba käinud. See küsimusi. Aga kas see kool on planeeritud 3 või 6 või 9 või need, et kui palju ta peaks kasvama teie tänastes organisatsioonides? 9, sa mõtled lapsi või klassi? Ei, ma mõtlen klassi tuleb. See on põhikoolina, jah, 9 klassi. Et see esimene suts ilmselt tuleb selline suht ühte diapasooni, et esimene kui 3. klass on praegu nagu sellised, kes on reaalselt huvitatud. Tähendab, kas sügisest nüüd läheb lahti, et hakkab 1 klass olema? See on õigesti aru? No jah, klass. Esimene klass. Ja siis läheb järjest edasi, järgmine aasta tuleb uus esimene klass juurde ja nii edasi, või? Ma täpselt ei tea, eks see oleneb sellest, et millised õpilased tulevad juurde ja kuidas see punt on, et iseenesest me... See on kool kujuneb vastavalt vajadusele. Vastavalt lastevanemate nagu sellise nägemusele, vastavalt kooli direktori juhataja nägemusele, et selline koostöös on. Ja riigi jaoks on see okei? Eks näeme, et meil on see õppekava tehtud väga ümmargune jutt, see on mingi täiesti udu ja pillal. Ma arvan, et Innove teeb seal omad nagu korrektuurid ja me teeme seal nagu vastavalt siis nagu sellised omapoolsed täiendused, aga usun, et me loksutame selle paika, et see ei ole mingi nagu küsimus, et see asi nagu selle taha jääb, sest et tegelikult ei ole nagu ei ole oluline,
kuidas sinna jõuad, sa lihtsalt ära näitama, et see on reaalne. Sa pead ära näitama, et see on reaalne ja kui me nagu selle ära teeme, siis ma usun, et nagu selle taha asi pidamine. Igastahes see oleks väga veider, ma arvan, et see oleks haridusministeeriumile nagu selline auasi, et sellised algatused saaksid tuult tiibadesse. Nii palju tagasisidet ma olen saanud. No aga te olete haridusministeeriumile juba ju suhelnud, eks ole, te olete mingisugust mitteametlikku vastukaja nagu saanud, tunnetate, mis seal toimub, mis selle tasandil, nii-öelda vahetu suhtlemise tasandil, mis signaale teil on antud? See on väga positiivne olnud. Suhtlus haridusministeeriumiga on väga positiivne olnud, et nad räägib midagi ametlikku keelt, on ju. Bürokraatia peab korras olema, on ju. Ja sellega me ka tegeleme põhiajast, aga see, kuidas seda kooli on nagu vastu võetud, nagu ma siin ka tunnen, et tegelikult vaim on väga hea, et vastukaja on väga hea ja tegelikult ükskõik, kus sellest nagu rääkida, siis vastukaja on hea ja tegelikult kui räägite süsteemist ja riigist, siis minu arust võiks riigi natuke ümber teha, kui sellised asjad saaksid nagu ellu ärgata. See huvi on olnud tõesti väga elav selle kooli formaadi vastu, enne kui ta on alusel. Nagu millegipärast inimesed helistavad ja kirjutavad, küsivad, et kas teil on veel kohti ja ruumi, et mingid inimesed, keda ma ei tunnegi, keda Kadi ka ei tunne. Nad on kuulnud selle nime, lugenud ühte artiklit ja et kas saaks. Ju siis on ühiskonnas mingi selline nõudlus alternatiivide järele. Mingi selline äkkab maistab toimuma, et inimesed on tüdinenud. Me kõik oleme käinud, ma ei tea, kõik kui üks vähemalt ei ole. Oleme käinud mingi kannatuste päeva läbi ja ma tavaliselt nagu ei tahaks vastandada, aga ma räägin, et ma ise olen nagu peale 17 aastat nagu jalule saanud peale kooli. Mul on tunne, et nagu sellest ülesaamist üsna palju aega, et jälle nagu loovus lahti saada, süda lahti saada, enesekindlus kätte, nagu ma julgen teiste inimeste ette astuda ja midagi rääkida üldse, et see on nagu alles väga hiline nähtus minu jaoks, et minu arust kool võiks olla tõesti teistsugune ja ma usun, et väga palju inimene, lapsevanemaid on, kes mõtlevad sarnaselt. Tahtsin küsida, et tuleb seda julgus nagu vastu, kas see on mingi ülim armastus oma laste vastu ja üldse nagu laste väärtus? Ja ma armastan lapsi. Kas seda suutma teha nagu? Ja ma usun, et see läheb väga hästi, et ma usun, et me leiame kõikide laste jaoks aega, et nendele selline isiklik anne ja loos saaks nagu itsel puhkeda. Aga kust tuleb see julgus või küsimus? Kust tuleb julgus? Mul on see konkreetne küsimus. Ma tahan oma päevahoidu teha, eks, aga ma nagu natuke nagu mõtlen, et kas ma julgen nagu. Kus kohas see päevahoidu? Ei ole. Kohilas on lasteaedade kohtade puudus täielik ja miks mitte, eks, et kui on julgus midagi teha ja selleks, et ma ise tahan nagu, et kuidas oleks kõige parem. Ma ei tea, kus Steiner sai oma julguse? Tema ju kunagi oli täpselt samasugune tüüp, mingi tüüp, uudse mõtted teast, ta oli mingi visionäär, täiesti hullumeelne. Ja siis mõtles ja pani kirja, et kuidas oleks kõige parem. Ja siis tehtigi ära. Mingis mõttes kõigil on see unistus olemas, et kuidas on kõige parem. Aga kus see julgus tuleb seda teha, ma arvan, et sa hakkad nagu uskuma seda. Aga kas lapsed ei ole ikka väga suured julguse andjad? Need on tõesti mingid isiklikud lapsed. Ma armastan neid, ma teen neid heaks ja kõik. Just lapsed on need, kes kasvatavad tegelikult täiskasvanu julgust ikka kõvasti. Ma tunnen, et kui nagu selles igapäevases õppetöös süda kuulata, siis see on kõige parem selline nagu normatiiv üldse, mille järgi hinnata, et kas läheb hästi või ei lähe. Kui sellega oled ühendatud, siis on kõik hästi. On mingi visioon ja siis tegelikult südame hääle järgi edasi ja küll ta läheb. Väga hästi läheb, ma arvan. Ma korra ei jaugi seda optimismi selles mõttes, et ma pessimist oleks, vaid ma ütlen seda, et laste puhul on tähtis, et see tegevus tähendab, see kool oleks ka tegevust. Mitte niivõrd verbaalsed sõnad, vaid tegevust. See tegevuste välja mõtlemine, kuidas seda pikka ajaliselt ka. Ühe aasta läheb juba suppi. Aga see hakkab
asi on selles, et ega need tegevused on, kui te leiutate küla, võtsite omale selle nimed, siis peate mõtlema, kuidas seda kannata. Et see on kõige olulisem. Aga ma jõutan veel kord optimismi, kui kaua võttis teil Mardov kooli selle õppekava kinnitamine? 40 aastat. Üle 10, nii et nii kiiresti vedasalt kõige. Suvaline muutumine ka, jah, muidugi. Siis on mul veel üks asi, sain ministeeriumist kirja eile, et hakatakse, sisehindamine on siiamaani olnud koolidel. Nüüd hakatakse suurendama välishindamise mõju. See tähendab seda, et väliskontrollid hakkavad tihedamini käima. Siiamaani oli niimoodi, et need asjad uue ministriga ei ole need asjad niisama lihtsad. No ütleme niimoodi, et meie maksame nendele kontrollidele tegelikult palka. Ja tegelikult meie olemegi see riik ja kui me seda nagu teadust endas ei kanna, siis ei muutu mitte midagi. Ja kui me ei julge teha teistmoodi, siis ei muutugi mitte midagi. Ja kui me jääme rääkima asjadest, et kuidas võiks teha, siis ka ei muutu mitte midagi. No natuke muutub, sest võib-olla keegi ükskord teeb midagi. Et kui tuleb mingi kontroll, siis ma tegelen selle kontrolliga. Kui tuleb mingi selline kiri haridusministeeriumist, et need punktid ei vasta, siis me vastame selle kirjale, aga ma ei näe põhjust, et kuidagi nagu ennast entusiasmil lasta raugida, kuidagi nagu panna visata kõik selle nurka ja lõpetan ära selle pulli, et paneme tavakooli ja asi Ants. Ei, ma lähen ikka edasi ja läheb hästi.